Treimani 10. laulupäevale. Sest esimene laulupäev sai siin peetud 2010. aastal. Ja sellest on päris tükk vett merre voolanud. Ja täna on ka väga suur rõõm on näha meie lauljate ridades neid koore, kes esinesid ka meie esimesel laulupäeval. Need olid siis Tori segakoor, Sindi segakoor, siis oli meil Audru segakoor ja Audru segakooril oli veel kaasas oma Rootsi sõpruskoor Hallstahammerist. Ja muidugi aplaus ka Treimani koorile. See on küll päris huvitav, et Treimani koor on kõigil laulupidudel kohal olnud. Ja lisaks neile oli meil ka, tänagi on meil Lääne-Virumaa esindatud, meil oli ka Lääne-Virumaad Lehtse kammerkoor. Aga täna me tähistame mitte ainult ühte sihukest kaunist juubelit, vaid ikka meie seda ühist armastust koorilaulu, rahvakultuuri ja rahvatantsu vastu. 10. korda jagame Treimanis siin rõõmu laulmisest, hoiame elus laulupeo traditsioone ja meil on suur rõõm kogeda just seda erilist tunnet, mis sünnib siis, kui paljud hääled kokku sobivad. Seda oli päeval, oli saalis, oli nii tunda, et kuidagi kohe laulurõõm rõkatas kohe meie saalis. Soovin, et meie laulupäev pakuks teile inspireerivaid kohtumisi, kauneid elamusi, palju rõõmu, kandku meie laul edasi sõprust, ühtekuuluvustunnet ja armastust oma kultuuri vastu. Ja lippu palume heiskama kõiki koorijuhte.
Tervitus kõigile lauljaile, tantsijaile ning publikule. Täna on Treimani rahvamaja saal täis jälle laulu ja tantsurõõmu. Laul on meid läbi aegade kokku toonud, andnud jõudu rõõmudes ja raskustes ning hoidnud elus meie kultuuri ja traditsioone. Tants lisab sellele loomise sära ja elurõõmu. Täna saame koos kogeda seda erilist tunnet, mis sünnib siis, kui paljud inimesed hingavad, laulavad ja liiguvad ühes rütmis. Kontserti avas Mart Saare laulik, juhatas Tiia Soome. Laulus kõlas: kui ma hakkan laulemajja, siis jääb küla kuulama ja vallarahvas vaatama. Täna ongi meil siin saalis ka koos nii meie küla kui vallarahvas. Ja siin on ka meie häälemeestel vallavanem Ain Järvesaar. Palun! Tere õhtust, kallis Treimani rahvas, head külalised. Ülimalt hea meel olla siin teie juures sellises väga vahvas juba 10. aastat peetaval laulupäeval. See on vägev, mis te siin teete ja tahaks öelda suured tänud Tiiale ja Viljarile, kes siukse vägeva ürituse kokku pannud. Siin külas toimub igasugu vahvaid üritusi ja arvan, et kõik võiks teie tagasi tulla ka juba järgmisel nädalavahetusel, kus toimub järgne vahva üritus. Aga ilusat peo jätku ja kõike head teile. Aitäh! Lisaks häädele meestele on meil Häädemeeste vallas ka väga hääd naised. Tänast kontserdikava juhibki Häädemeeste häänaine Mari, kes loeb ette Treimani elaniku ja lapsepõlvest saati oma suved siin veetnud Sten Veidebaumi läkituse. Sten ei saa täna meiega siin olla, vaid väisab Leedus laulu- ja tantsupidu Vilniuses. Ja nagu meil Häädemeestel ikka öeldakse, et hää kui tähele pantaks, tore kui sõna antaks. Ja no näed, minu lavastaja ütleb, et kui tekst maha kukub, peab peale istuma. Aga õnneks teda ei ole täna siin. Ja tervitan siis teid enda poolt samuti selle toredal pidupäeval ja loen teile ette selle tervituse. Head Treimani juubelipeo esinejad ja osalejad. Tänaseks 10. Treimani laulupäevaks valmistudes hakkasin mõtlema sõnale traditsioon. Millal saab millestki traditsioon ja kuidas selline asi üldse sünnib? Olen alati imeks pannud, kuidas juba peale esimest teist korda toimunud üritust räägivad korraldajad, et üks või teine asi on nende meelest traditsiooniks saanud. Selle asemel, et peenralt värsket maasikat noppida ning suvest ja päevast rõõmu tunda, näib neile rohkem meeldivad see vaene marjagi ilmtingimata enne ära keeta ja rohk ja sumpruga purki kaanetada, et siis kunagi hiljem seda värvi ja kuju kaotanud väikest magusat topukest lutsutades unistada suvest ja päikesest ja värsketest marjadest peenral. Ehk et selle asemel, et millestki uuest ja põnevast rõõmu tunda, eelistatakse kohe hakata asju kivisse raiuma ja neid traditsioonideks muutma. On raske uskuda, et papa Jansen enne esimest laulupidu mõtles, et algatab nüüd ühe vägeva uue traditsiooni. Tõenäoliselt oli ta niivõrd hõivatud Tsaaririigi ja Balti-Saksa aadlike poolt üles seatud lõksude vältimisega, et vaevalt ta mingist traditsioonist sellel hetkel julges üldse mõelda. Aga sellest sai traditsioon ja 64 aastat hiljem, aastal 1933 toimus juba vabas Eestis 10. laulupidu, mille käigus avati Tallinna konservatooriumis näitus Üldlaulupeod Eesti kultuuri arengus
ning muusikalehes kirjutati nõnda. Nii suureulatuslik rahvuslik pidustus, nagu seda oli juubeli laulupidu, ei saa jätta avaldamata oma mõju, nagu seda ei saa avaldamata oma mõju rahvusliku iseteadvuse ja ühtekuuluvustunde kasvamisele. Ka Treimannil on oma papa ja mamma Jansen. Need on Viljar ja Tiia, kelle tegevus ei ole samuti saanud jätta avaldamata mõju siinkandi rahvusliku iseteadvuse ja ühtekuuluvustunde kasvamisele, nagu muusikaleht kunagi kirjutas. Laulu- ja tantsupidudel on unikaalne roll meie riigi ja rahva aja ja sünniloos. Parafraseerides Gustav Ernesaksa võime öelda, et Eestis on niivõrd hiilgavad üldlaulupeod, kuna meil peetakse nii palju suurepäraseid laulupäevi ja pidusid kõikjal külades ja linnades. Ning meil on nii kenad kohalikud laulupäevad, sest meil on nii hiilgav üldlaulupeo traditsioon. Võib julgesti öelda, et Reimanni laulupäev on samuti üks nendest kividest vundamendis, millele toetub meie laulupidude traditsioon. Ja seda kivikest laovad sinna müüri juba 10. korda meie oma armsad kultuurivedurid Viljar ja Tiia. Aitäh teile selle eest! Me vajame traditsiooni nii pere- ja sõpruskonnana, kogukonna ja rahvana. Need on nurgakivid, mis aitavad meil ennast selles niivõrd kiires muutuvas ajas mitte kaotada ja ikka endaks jääda. Kuid nendel traditsioonidel peab laskma endal sündida, neid ei saa sundida. Laulupidude peagi juba 160 aasta pikkus traditsiooni on hoidnud elujõulisena just loomisrõõm ning aja ja muutuste jaatamine, mida seovad vaid mõned üksikud rituaalid, mille järgi me laulupeo alati ära tunneme. Rongkäik, laulukaar, tule süttimine tornis, ühendkoorid ja suured orkestrid, koit, hümn, mu isamaa on minu arm ning nüüd ka ta lendab misipu poole. Treimanni laulupäevade pärisosaks on saanud loomisrõõm, siinsed täiesti unikaalsed suvelõhnad ja hääled, merre loojuvad päikesekiired. Need teevad siinse laulupäeva alati nii eriliseks, inspireerivad korraldajaid ja pakuvad unustamatuid elamusi osalejatele. Ja need laulupäevad siin aitavad kindlasti kooridel hakkama saada ka ootusega, mis alati iga üldlaulupeo eel aina põletavamaks muutub. Olgu siinkohal mainitud, et palju pole enam jäänud. Järgmine suurpidu toimub juba ülejärgmisel suvel ning kollektiivide registreerimine algab juba sel sügisel, alates 15. septembrist. Tänasel juubeli laulupäeval soovin kõigile dirigentidele palju jõudu oma koore koos hoida. Kõigile lauljatele tahet koos käia ja muusikast rõõmu tunda. Ja korraldajatele soovin palju jaksu neid rõõmsaid laulupäevi siin samamoodi edasi vedada, et need oleksid ikka kui väikesed värsked maasikmarjad suveõhtus, mis seda väikest kogukonda siin Eesti edelanurgas rõõmustavad ja läbi sügise ja talve järgmisse suvesse toovad. Rõõmsat pidupäeva ja kohtumiseni 2028. aastal toimuval 14. noorte laulu- ja tantsupeol ning 29. üldlaulu ja 22. tantsupeol. Soovib teile treimannlane, laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Veidepaul. Aga keegi kuskil kunagi on öelnud, et laul ja muusika ühendab inimesi paremini kui pikad kõned. Mina usun veel, et hea laul ei saa ka kunagi otsa. Ta lihtsalt annab järje järgmisele laulule. Nii on ka tänase päevaga. Ja uskuge, õhtu lõpuks võime kõik öelda, et üks laul sai lauldud ja veel üks laul ja veel üks ja veel. Aga nüüd me alustame. Meie tänane laulupäev võiks ju alata nii, natuke pidulikult, natuke isamaaliselt,
natuke päikeseliselt ja kantud just Põhjamaa päikesekullast. Tuuturvetik su Põhjamaa päikesekullast juhatab Tiiu Millistre. Tuleb loota ja uskuda, et kõik on veel ees ja et iga päev on uus võimalus. Kurbus on jagatuna kergem ja rõõm jagatuna suurem. Elu kõlab kõige kaunimalt siis, kui me kuulame üksteist. Nüüd kõlab Mari Kalkoni elukoor, juhatab Imbi Orav.
meist poleks lapsepõlves sirgliõites unistades õnne otsinud. Küllap ka meie armastatud laulutaat ise, sest ta on öelnud, et tuleb unistada ja siis päris elus veel natuke rohkem juurde panna ja küll siis saab ka õnne olema. Gustav Ernesaks, Sireli, kas mul õnne, juhatab Tiia Tamm. See armas laul kõlas ka esimesel Reimani laulupäeval.
ainus, kordumatult ilus. me kasvasime kokku sinuga ja sina elad minus, mina sinus. mu lähedane, mu armas Eestimaa. Järgmise laulu sõnad on tulvil soojus ja isamaa armastus. Olav Ehala, sa oled ainus, juhatab Anneli Kuningas. ja häält kosutada, sest nagu Medekandis ikka öeldakse, et kui lased lauluhäälel puhata, võib tantsu all platsi peal tulata. Ja kui laul annab tiivad häälele, siis tants annab tiivad jalgele. Las aga lennata. Meil esineb rahvatantsurühm Lendar tantsuga Two-Step. Sexy
valmis algu, kõik olid palja jalu, tantsisid ja sõivad, jälle trummi lõivad. Neid üksinda mõtles kõik endadega, läksis kohe tantsima musta mehega. Kuidas käis käsi, oga seda küüsi, musta mehe naasi ei lõbutsemalt pääsi. Mis seal kõik siis juhtus, kõik ei olnud kohtus, neiu kõik neil olid, kadumaaded olid. Siin tahtis meel minna, selleks oleks tema linna, leidis loori meelde, kaare naidri pääle. Aeg edasi nii suugis, aeg tal kätte jõudis, neiu valmis oli, kord tal küll nad oli. Aga küll nokku, teie naised jooksid kokku, hüüdsid nagu loor, kus on ämma noor. Ämma noor ei pääsi, vääriseb tal käsi, otsa ees on keegi, laps on must kui piigi. Siis naistel ümberringi, hing ja rinnus kinni, tõstavad siis kiisa, kes on lapse isa. Koolimees punapeaga, ei võt seda heaga, hüüdis üle kiba, kurat on ta isa. Lendab Kuuste. Rahvatantsurühm Rannapiigad tantsivad meile tantsu Unelus.
lõpeb ära, siis tuleb juba teine ja vahet ju ei ole, kas tuleb laul või laine. Ilus kõla ja õrn kõla on mõlemal. Vändra metsadest on tulnud siia ranna äärde laulma Vändra huvikoor lauluga Lainetes. Juhatab Imbi Orav. Rahvatantsurühm lendab Süit Eesti tantsudest Kalamees, Padespan, Minjoon.
ja seda koguni 5 korral. Küllap leidub nende meeste lauludes nii kohedat huumorit, elutarkust kui ka paras ports head tuju. On nad ka sama hääd kui Medekandi mehed? Las tutvustad ennast ise ja oma laule ise. Oi, unustasin ära, kes need toredad mehed on. Need on Puka meesansambel 5 lauluga ja juhendaja Evald Raidma. Tere ilusat laulupäeva kõigile kallist laulurahvast. Meie oleme siis Lõuna-Eestist Puka meesansambel ja oleme üks Otepää valla vanimaid kollektiive. Meie juhendaja on maestro Evald Raidma. Puka pritsimehed me ei ole, nende kohta teate isegi kõnekääntud. Ka meie oleme ennast täis Puka laulupäev. Ja laulame teile siis esiteks siukse laulu nagu Puka valss, mis on tehtud siis helilooja Raimond Lätte poolt just ekstra Puka meesansamblile juba üle 50 aasta tagasi. Siukse loo, nagu mille kuulsaks laulnud Silvi Rait. Mõnele vind, mõnele tuul.
Nüüd üks siuke lugu. Oi, mul tuli meelde üks lugu. Mul tuli üks meelde üks lugu. Et kui, tähendab, meil on Puka meesansambel. Aga mina kolisin Otepääle ja siis Otepääl ikka tuleb üks tuttav mulle ligi ja noh, ikka Puka mees kooris laulad, jah? Et noh, siin on hästi palju koore niimoodi. Ja mina ütlen, et ei, et meid ei ole nii palju, et ma ikka meesansamblis laulan. No, läheb natuke aega mööda ja tuleb täpselt samamoodi. Noh, Puka mees kooris laulad, jah? Nii et ei tee talle selgeks, et me oleme ansambel, vaid ikkagi meeskoor. Kunagi oli Valga, toona siis Valga rajoonis, oli 4 meeskoori, oli Otepää meeskoor, oli Puka meeskoor, oli Tõrva meeskoor ja Valga meeskoor. Nüüd on jäänud ainult Puka meesansambel. No näete, kuidas elu edeneb. Ja nüüd üks siis siuke lugu nagu Mõtle veel, mille on siis kirjutanud sõnad ja muusika Viljo Tamm. Ansambel Fix. Ja ansambel Fix. Ei saa aru veel, mis tegin.
viilin justkui mingi sulest, pole juusega sure ühtemoodi. Tahaks öelda, kuid siit pole elu sinuta on, pole seda teha. Mõtle veel on aega mõelda, seni kuni kestab ja uinub päev. Mõtle veel on kergem öelda, mille peal on mida ees sa näed. Mõtle veel, sa tead, ma ootan vastust ainult, mille ei tea. Mõtle veel, sest siiski loodan, et kõik tunneb, kõik teeb, kõik saab teha. Mõtle veel on aega mõelda, seni kuni kestab öö ja uinub päev. Mõtle veel ja kerge öelda, mille peal on mida ees sa näed. Ootan vastust ainult, mille ei tea. Mõtle veel, sest siiski loodan, et kõik kujuneb, kõik möödub, kõik saab hea. Et kõik kujuneb, kõik möödub, kõik saab hea. Aitäh aplausi eest ja jätkame. Üks sihuke lugu, mille sõnad on kirjutanud Heldur Kaldo. Teate, ta on umbes 4000 laulu kirjutanud. Aga viisi on teinud üks mees, kelle nime mina ei oskagi öelda, aga äkki sina Marko tead? Pablo Beltram Ruiz. Mis see nimi teile ütleb? Meile mitte midagi. Välismaa nimi, aga see lugu on kirjutatud siis kuskil 70 aastat tagasi, tollel ajal, kui Puka meesansambel loodi. Ja selle lauluga me tervitame ühtlasi Eesti politsei. Ütle mulle. Ütle, miks sa nõnda vaikseks jääd, kui sa mind kuskil näed ja kui tahad minust mööduda, miks siis
aitäh. Nüüd üks sihukene Viksi kullafondist tulev lugu nagu Tähtede poole. Selle looga on mul meenutada sihuke lugu, et eelmine aasta 19. augustil Puka öölaulupeol oli ansambel Viks täies hiilguses kohal ansamblina ja meil oli suur au Puka meesansamblil laulda eeslauljana Viksi saatel seda laulu Tähtede poole. See lugu on kirjutatud spetsiaalselt Puka meesansambli jaoks ja autor on Sven Mall Tõrvast. Korda piiduda, taas jändis tantsuvaade ja siin on
on siis valmis taas meie rahvatantsijad. Rahvatantsurühm Rannapiigad tantsuga Kalamies.
kuhu mõtted ikka ja jälle tagasi rändavad. me otsime kogu aeg kaunist ja head, kuid vahel me võime otsima jäädagi. Ait Tamra, oma saal, juhatab Iibi Orav, klaveril saadab Evald Raidma. koos sünnib helisev maailm, kus muusika meid kõiki võlub ja seob. See on kaunis nagu muinasjutt. Prees, helisev maailm juhatab Kalli Rõõmusaare, klaveril saadab Evald Raidma. Isa
küll hästi üldse uskuda, et siin üldse on olemas veel kedagi, kes kahtleb, mille jaoks muusika on loodud. Ja kui juhtubki selline veidrik siin Vedekanti seltsis täna olema, siis järgmine laul annab talle kõige rõõmsama vastuse. Ja selles olen ma ka kindel, et kui muusikarõõmu ei tooks, poleks me täna kõik siia üldse kokku tulnudki. Muusika on rõõmu jaoks, vanade ja noorte jaoks. Piet Siiger, muusika on rõõmu jaoks, juhatab Ivi Kask, klaveril Evald Raidma. Mõni mõtleb hoopis Euroliidule, kus eri suunad ja arvamised, võim ja kohustused. Aga täna ei jaga me siiski Euroopale ega liidule punkte, vaid täna me jagame laulu. Järgmise laulu puhul tuleks erilist tähelepanu pöörata sõnadele. Need on väga sügavamõttelised ja see kõik on liiga eepiline, et olla tõsine võttes, aga kuulame ise. Alo Ritsing, Eurolaul, juhatab Tiia Soome.
laulu veel. Õnneks on tänase peo pealkiri selle mõtte juba ette ära öelnud ja veel üks laul. Aga see ei ole lihtsalt veel üks laul. Selle laulu on populaarseks laulnud ansambel Fix ja Evald Raidmaa. Ja täna esitab selle loo ühendkooriga ka tema ise, klaveril. Priit Pillap ja veel üks laul juhatab Anneli Kuningas, klaveril saadab Evald Raidmaa.
Tõepoolest, vaid meile teada on see, kuidas lauldakse südamest südamesse. Suur tänu teile kõigile toreda kontserdi eest, toredate ettevalmistuste eest, sest need hakkasid juba ju eelmisel aastal peale. Te olete teinud talve läbi tugevat tööd ja kõik see jõudis täna siia saali. Ja ma loodan, et kindlasti see tee, mis teil siia Treimanisse oli, on nüüd jälle tükk maad tuttavam ja te jõuate siia ikka tagasi. Täname toreda laulu eest Viru-Nigula segakoori ja dirigent Tiiu Millistferi. Suur tänu Vändra hobikoorile ja Indi Oravale. Rõõmu meile tõi Tori segakoor ja Kalli Rõõmusaare. Laulupäevadele on meil rõõmu toonud ka Sidi segakoor, dirigendid Kristel Reinsalu ja Kalli Rõõmusaare. Oma säravate häältega on alates esimesest laulupäevast meiega koos olnud Audru segakoor ja Tiia Tamm. Suur tänu meie lauluõdedele ja vendadele koduvallast Uulu segakoorist, dirigent Anneli Kuningas. Rõõmu teeb Tõstamaa segakoori osalemine, kus laulavad ka kunagi Varvlas Tiia poolt asutatud segakoori lauljad, dirigent Iivi Kask. Kahel korral on meie pidu rõõmustanud Puka segakoor U-Tuur, dirigent Eeval Raidmaa. No ja väga vahvat muusikarõõmu pakkus muidugi. Ma vaatasin, kõigil naistel silmad särasid, kui teile esines Puka meesansambel. Juhendaja Eeval Raidmaa. Ja loomulikult suur tänu ka Treimani laulukoorile ja dirigendile Tiia Soore. Ja muidugi meie kõiki laulupäevi on aidanud oma tantsudega kirkamaks muuta kablitantsurühm Rannaviigad.
ja meie oma kallis armas tantsurühm Lendar ja juhendaja Heidi Müürisepp. Suur tänu 3 laulu seade autorile ja klaverisaatjale, hääle vennakesele Evaldile. Ja see pidu võib meil pisukese aja pärast võib-olla meelest ära minna, aga täna on meil kaamera taga Kalle Kivistik. Ja muidugi suur tänu häälemeste Marjule. Marju Aasma. Suur tänu kõigile, olgu te suvi ikka päikest täis. Ja nii see on, et hakkabki lõppema. Täna kõlas palju ilusaid laule, palju häid hääli ja palju sooja südameid. Aitäh kõigile, kes laulsid, juhatasid, saatsid ja kuulasid. Aga nagu ütlesin, selle päeva pealkiri meil juba algusest peale lubas, ega laul sellega veel otsa saa. Ja nagu Medekandis kombeks öelda, laul lõpeb, aga laulurõõm jääb. Ja kui tundub, et kõik kaunid laulud on juba lauldud, tekib ikka soov öelda. Ja veel üks laul. Just selle väärilise finaaliga me lõpetame tänase laulupäeva. Veel kord Priit Pihlap ja veel üks laul. Iga sõna lauseks saadab või
meile teada on see. Vaid meile teada, vaid meile teada on see. Vaid meile teada, vaid meile teada on see. Vaid meile teada, vaid meile teada on see. aga ega meie pidu ei ole sellega veel läbi. Sõbrad, teiega on hea, aga elu samme seab. Hakkan minema nüüd oma kitsast rada. Aeg vaid üksi seda teab, karmis saladuses peab, kus on peidet minu saabumise sadam. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui et kurat teab, mismoodi tal seal läheb.